No te ei teagi, kuidas filmida. Te ei tea, kuidas filmida, keegi näeb, kui arvab, et ma siin filmin lapsi kooli juures, aga tellimust tõi siia. Mingid võistlused käivad, ma saan aru, et mingi muru hoki või mingi siuke asi, ja tundub, et mingi tüdrukute võistlus. Tõin nad siia Lasnamäele ära, nagu ikka, noored tüdrukud, lõhnaõli pannakse ju mitte raha eest, vaid koguse eest. Ja neli tüdrukut ja tundub, et kõigile eraldi erinevad lõhnad, nii et mul siin oli siuke kombo sees, et ma pidin akna lahti tegema, et hingata. Aga midagi erilist ei olnud, 6 eurot puhtalt kätte, ei ole paha. Et võib sinna Pirita poole tagasi minna vaikselt, et äkki saab veel midagi põnevat sealt. Kõik on võimalik. Nii et liigume sinna Pirita poole tagasi, aga selle boonuse jahtimine on ikkagi siuke nadireisk, et mul on ainult 2 tellimust tehtud. Alates sellest, kui ma tööd alustasin, mul on ainult 2 tellimust tehtud. Nii et ei tea, kuidas see õnnestub. Aga mis seal ikka, liigume tagasi. Mis ma oskan öelda, tulime hotelli juurde ja sealt samast ikka veel sellest laulu Lillepaviljoni juures mingid võistlused seal käivad, et sealt tõime, Jotraha jäti, Kriston, super teenindus. Mida teile veel rääkida? Ei olegi midagi. Jahime. Seda boonust hetkel on 3 sõitu tehtud. Et ma ei tea, kuhu see jõuab. Kell on 10:30 juba. Ei tea õudne. Ja, minu siis leivatooja lauale hakkab, kahjuks tunnistama, et hakkab väsima vaikselt. Minu iludus. Ma arvan, et peaks eraldi video tegema. Ma olen juba 3 aastat selle autoga sõitnud. Ja mult äkki on mida rääkida sellest autost. Nii mõndagi. Aga mis praegu, praegu ma tulin Kristiinesse, see on küll teine tellimus. Tähendab, 2 tellimust ma olen ära teinud ja praegu viimane klient oli täitsa okei. Aga enne seda oli paarike ukrainlased, mees ja naine. Ja nagu ikka see taksojuhi standard. Mina olen ühel pool teed, te olete teiselt poolt teed. Ja vaja oli siis sõita sealt lauluväljakult Oru värava juurest Pallasti tänavale. Ja ma ei tea, mis tal pihta hakkas seal naiste rahval, et ma olin teisel pool teed, ta helistas, kus te olete, blablabla, ma ütlesin, vene keeles rääkisime kõik, istub autosse, mees ja naine, istuvad autosse ja naine hakkab Ukraina laule panema telefonist. Ma alguses, las paneb, Siis mees järsku, et mees ütleb, et lõpeta ära. Et ole normaalne, ütles niimoodi. Et ole normaalne, mis sul viga on. Siis mõne aja pärast jälle pani juba teisele, et kuule lõpeta ära, et ole normaalne nüüd, et mis sul viga on. Ja siis ma nagu mõtlesin, et kurat, et äkki et tema ukrainlane, mina räägin vene keeles, et äkki kurat paneb siin midagi sassi. Siis ma ütlesin, et kui te minu pärast, et mind üritate närvi ajada, siis mind ei koti, ma olen nagu nii Ukraina poolt, siis mees, või tähendab, naine jäi vait, ja mees veel rohkem, et sa oled ikka idioot raisk, sinuga ei saa kuskil käia, et lõpeta nagu ära siuke nali. Ja seal hakkasid seal siis sõimama teine teist. Mul sulatellimus, ma ei saa raha ka pärast kätte. Et selline siuke seik oli. Et ega siin kõik ukrainlased ka ei ole tänulikud, et siin Eestis saavad olla. Et mõned ikkagi üritavad ka millegi pärast provotseerida. Mida mina eestlane olen neile teinud. Ainult sellepärast, et me vene keelt räägime. Natuke imelik. Aga, mis siin? Natuke pikalt rääkisin, sorry. Aga praegu Kristiine keskus on mul siin samas kohe, et ootame veel, või mis veel, jätkame, meil on, et ära teha see 3 tundi, et see boonus nagu lõpuks on tehtud.
nii et loodame ja jätkame. Ma ei tea, mis õhtu täna on. Uudiseid pole ka näinud, ei tea, kas Ukrainas on midagi juhtunud või jälle Ukraina paarike sõitis ja ka juba saadeti nahhu ja perse ja kõik asja. Vabandust, et ropendan, aga meeldivad uudised ka. Ossa. Ei, seda ma ei tee, see on liiga kaugel, seda ma ei taha. Aga ossa, kui vägev siin on. Vot see on juba midagi. Ja vähe seda, et see on midagi, siis tuleb ka tellimusina, kujutate ette või. Nii et pole üldse paha. Siin, kurat, äkki see Ukraina on põldi juht üldse. Mulle tundub, et Bolt läheb praegu liikvele. Mulle kahtlane tunne, et need on minu kliendid. Väike kahtlane tunne. Nii. Aga see selleks. Kell on juba 12:30. Ai. Sellepärast ongi punane kõik. Ma olen täitsa kaotanud ajataju. Ma arvasin, mingi 11 on kell. No nii, siis on nii. No, et ei tea, kas jõuab või jõua. Varsti näeb. No nii, lõpuks saab selle tehtud ka, kuradi ma lähme lennujaamast, võtame inimesed peale. Liigun praegu sinna suunas. Liigun lennujaama suunas, võtame inimesed peale, siis saab see boonus tehtud. Siis on rahumajas saab normaalset tööd ka hakata tegema. No nii, lõpetasin ma siis Mustamäel lõpuks ära selle 10 sõitu tehtud. Ma ei saagi aru, ma boonust veel ei näinud, aga ma arvan, et see tuleb nüüd mõne aja pärast. Nii et, ei teagi, ma panen praegu Uberi sisse, ega kui Uberi tulistega, ma ei jätka ka, et või siis tulevad mingid ulmelised hinnad, aga juba näha, et seal Boltis on, Bolti kaardi peal on langenud kõik. Aga tasuta ma ei viitsi sõita. Nii et võib-olla panen Uberi tööle ja vaatan, mis Uber pakub. Aga võib-olla lähen koju. Eks kohe näha ole. Vaba mees. Võin teha, mis taha. No nii, härrased. Kell on täpselt 2:00. Näitan teile. Äkki jõuab veel. 2:00. No ja sõna, kes ei näinud, ei mängi rolligi. Ma otsustasin, et lõpetan sellel kellaajal nüüd oma video ära, et tulemused nagu ikka toon siia välja. Kilometraaž ka ei olnud tegelikult üldse suur, nii et võib seda päeva täitsa okeiks lükata, nimetada. Ma olen lihtsalt nii väsinud, et ma jään kohe magama. Aga, mida ma veel lisan, et Uberiga tegin veel 2 tellimust. Nii et see tulemus ka siia juurde, et täitsa okei tulemus. Aga teile kõigile suured tänud ja järgmise kohtumisele.